aegu tähendas südalinnas Club Hollywood täismaja ja pikki looklevaid piletijärjekordi. Praegu on aga see klubi otsimas endale uut rolli, sest tundub, et suurte klubide aeg on otsa saamas. Miks siis nii? Kas inimesed ometigi pidutseda ei taha? Tahavad küll, kuid tundub, et on toimunud selline paradigma muutus ja suured klubid sinna alla enam ei mahu. Mulle nagu tundub, et tänapäeva noortel puudub see vajadus mingisuguse metsiku massina koguneda iganädalaselt 2 korda. Et selle asja ajal päral nagu väiksema koha peal neid kohti saab vahetada ja massi osa mängib hästi telefon koos kõige seal leiduvaga. Paratamatult on muutunud ka inimeste klubis viibimise aeg. Meil tegelikult tulevad täna peole inimesed üpriski vara. Ma võiks öelda peaaegu, et kogu Hollywoodi ajaloo jooksul võib-olla nagu nii vara ei olegi tuldud mitte kunagi, et esimesed inimesed on kell 11 ukse taga. Küll aga lahkutakse palju varem. Klubis viibimise aeg, siis kui mina alustasin, siis räägiti välismaal sellest, et 4 tundi on selline optimaalne aeg, kui inimene suudab nagu aktiivselt pidutseda. Ma ütleks, täna on see aeg lühem, et viibitakse klubis või meelelahutusüritusel, eks ole, ükskõik siis kus vähem. Endist viisi muidugi tullakse ka kell 1, aga reeglina on tegelikult linna vahel pidu kella 4 lõppenud. Kunagi oli ööklubi ka selline koht, kus sa võitsid leida endale sõpruskonna. Vähe sellest sa võitsid leida siit ka oma eluarmastuse, aga tänapäeval on kõik muutunud. Isegi tutvusi enam ööklubis ei looda. Seda kuuleb hästi palju tagasisidena nii tuttavatelt kui klientidelt, et igav on, et ühesõnaga midagi suurt seal nagu ei toimu, eks ole, et pidu niikuinii ei ole ja siis ei saa seal suheldud ka kuidagi, et nagu siin sai ka mainitud, eks ole, et mehed kurdavad, et naised ajavad neid eemale ja naised omakorda kurdavad, et mehed on mökud ja ei julge suhelda. Rauno Otsepa hinnangul ei ole küsimus ainult ühes klubis, vaid laiemas muutuses. Kuidas ja miks inimesed üldse väljas käivad, aga on ka kohti, kus on otsustatud, et senisel kujul enam jätkata ei saa. Üks neist on Amigo, mis sulgeb peagi päriselt uksed. Need võimalused on hoopis teised, et pidude, just see sama, et pop-up ja nii palju neid teisi tegevusi on. Ja samas see alkoholi tarbimine on ka muutunud. Inimesed ei joo enam või? Joovad, aga joovad teisi asju ja siis kas sa sellepärast pead nagu siia ööklubisse tulema? Kuidas Cafe Amigol praegu läheb, et siin räägitakse sulgemisest, et veel võtate viimast või kuidas on olukord? Meie oleme nii-öelda samamoodi lahti kuni veebruari lõpuni, aga inimesed võtavad viimast, et selles suhtes huvi on päris suur. Miks te siis tegelikult need uksed kinni panete, kui inimesed käivad? Praegult on lihtsalt see meedia huvi. Eks see meile omale märk, et mingi turunduse osa on tegemata jäänud, et miks me ei ole pildis olnud, aga jah, pigem on selline, et see meedia huvi on, mis on praegu tekitanud selle. Ja praegult on meil sellised kõvad bändid ka, et kes toovadki selle rahva kohal, aga ega neid ei jaksa siin nii-öelda kogu aeg ka üleval pidada ja hoida. Kui suured püsiklubid jäävad tühjemaks või kaovad sootuks, siis samal ajal on menukad hoopis teistsugused peod, kindla näo ja kindla adressaadiga. Üks selliseid nähtusi on Ennu Ratas, kelle peod täituvad endiselt kui võluväel. Ennu Ratta puhul on see, et me ei tohi olla nagu väga uute trendidega kaasa minevad, samas me arvestame natukene, aga me jääme ikkagi nende vanade liistude juurde. Ehk siis, et meil on teatud residentuuri pälvinud nagu artistid, Mart Juur, Kristo Rahasaare, kes mängivad täpselt seda oma niši. Kui nemad hakkavad oma niši nagu muutma, siis hakkab natukene halvasti minema. Küll, aga samas võtame ka nagu nooremad DJ'si peale, kes siis kannetavad seda nooremat publikut ja minu meelest see toimub hästi. Teil on ikkagi selline turvaline 30+ pidu, et see on see, mis praegu inimesi kõnetab, mitte väga verinoori inimesi või? Jah, neid selles mõttes, et kuna meie pidu toimub keskmiselt kvartaalselt või 2 kuu jooksul 1 kord, siis need inimesed käivadki nagu sellel ajal väljas. Selles mõttes nad tulevadki sellel õhtul välja, nende jaoks ei ole tähtis isegi see hind enam, nad ei ole nagu väga hinnatundlikud, et nad tulevadki välja, nad oskavad pidutseda, nad oskavad viisakalt pidutseda ja nad teevad seda elegantselt ja suure rõõmuga. Inimesed ei pidavat enam tänapäeval omavahel suhtlema ja näiteks kas või tutvuma sellistel üritustel? Ennu Rattal seda muret küll ei ole selles mõttes, et me oleme siin ikkagi hästi palju külje vastus ja isegi kui ma puldis olen, siis ma väga vähe näen seda, et keegi seisab nagu telefon käes sul midagi nagu teeb, et selles mõttes nagu filmitakse või et... Aga mehed julgevad naisi veel võtta tantsima või niisama juttugi teha?
tead, see tantsimisega on see, et nagu alguses sa näed neid paaritantse, aga siis, kui lõpuks läheb see tantsupärand nii täis, siis täpselt keegi enam ei saagi aru, kes kellega tantsib ja seda tantsivad kõik koos ja sealt võib-olla segunevad juba uued paarid välja. Nii joonistubki Tallinna ööelus välja sulaselge pööre. Ajal, mil suured ööklubid otsivad uut niši ja mõtlevad ka uste sulgemisele, läheb hästi pidudel, mil on selgelt olemas oma suunitlus ja oma nägu. Küsimus pole hetkel selles, kas Tallinna ööelu jääb püsima, vaid küsimus on selles, millisena ta püsima jääb.